tänu Jumalale selle teenistuse eest, selle eest, et Jumal, sa oled kinkinud meile selle päeva. Aitäh, Jumal, et sa oled lubanud meil elada. Sa oled andnud meile elu hinguse, sa oled andnud meile elu, sa oled andnud meile elukoha, selle maa, mis sina oled loonud, selle universumi, mis sina kõik oled paika pannud. Kõik tuleb sinu käest, mis meil on. Nõnda me tahame ülistada sind, me tahame teenida sind, me tahame tunda sind, teada, kes sa oled. Sina, kes sa oled otsustanud, et sa lood selle universumi selleks, et olla meiega osaduses. Ja Jumal, me tahame tunda sind ja tänasel päeval, kallis Jumal, ilmuta meile oma sõnast. Ilmuta meile seda, mida sina tahad, et me kuuleksime. Ilmuta meile seda, mida sina tahad, et me hakkaks mingi seeme elama. Midagi, mis teeb midagi uut, midagi suurt, midagi vägevat, Jumal, sinu riigis. Midagi, mis toob esile päästet ja tervenemist ja juhatust, kallis issand. Midagi, mis toob esile läbimurdeid, kallis issand. Nii olukordades inimestes kui asjades, mis iganes meie ees seisavad, kallis issand, me vajame läbimurdeid. Me tuleme sinu ette ootuses igal pühapäeval, lootuses ja ootuses, et sina tood läbimurdeid, kõik asjad, mida me ootame, kallis issand. Aga Jumal, tee üks läbimurre meie sees. Tee täna üks läbimurre meie sees, meie südames, meie meelsuses. Uuenda meie meeli, kui need vajavad uuendamist. Uuenda meie mõistmist, kui see vajab uuendamist. Too esile oma sõnast see, mis on vaja, Jumal, esile tulla. Jumal, nõnda ma õnnistan seda aega Jeesuse Kristuse nimel, kuulutan, et see aeg kuulub sulle, see koht siin kuulub sulle, iga sõna, mis saab öeldud, olgu las see tuleb sulle auks, sinule rõõmuks, riigu meie keskel, ava silmi, kõrvu ja Jumal, julgusta, kinnita, juhata Jeesuse nimel. Amen, amen, amen. Ja Urmas väike vile on sees, ma ei tea miks. Kerge vile vahest, näed, praegu on vile. Ühesõnaga, ja tere veel kord kõigile minu poolt. Selline huvitav teema nagu kannatlikkus. Ja see teema tuli mulle siis, kui ma sõitsin oma lastele järgi. Minu lapsed olid siin 2 ööd, 3 päeva. Olid armsate Umi ja Kitli juures, Urmase ja Kristeli juures, vanaema vanaisa juures ja ma tulin neile reedel järgi. Ja ma sõidan seal ja ma tean, et ma lähen läbi Emmaste ja ma tean, et Emmastes on pood ja ma tean, et poest saab teatavasti jäätist ja muid häid asju. Ja ma sõitsin sealt mööda ja ma tundsin kiusatust minna poodi osta endale jäätist tee peale. Ja ma jõuan sinna ja ma jõuan, järsku tuleb mulle, välgatab mulle pähe, et kuuled, et meil on kodus terve suur 5-litrine jäätis, mida ma pole siiamaani veel söönud, ma vahepeal muid jäätisid ikka ostnud. Ja ma tunnen enda südames, et ma pean kannatlikult ootama seda, mida ma hullusti praegu tahan, aga mida mul tegelikult vaja ei ole. Ja siis ma sõidan sinna armsate ämma ja äia juurde. Ja mis mind seal ootab, loomulikult minu armsad lapsed, kes ei taha kuidagi koju tulla, sest seal on ju nii hea olla. Ja ma kohtan seal ka oma armast ämma, kes vihub pannkooke teha ja vihub toitu teha. Ja head lõhnad juba tulevad ja siis olid juba kiired plaanid lapsed ära viia ja nii edasi, aga õnneks võeti mind rajalt maha. Öeldi, et ei, toit saab kohe valmis, ära mine kuhugi. Ja ma ei läinudki. Ja see, mida ma hoidsin endast tagasi, selle ma sain tagant järgi ja ma ütlen kindlasti 10-kordselt vähemalt aitäh sulle, Kristel. Väga head pannkoogid olid, pärast sai kodus ka süüa. Ja mulle tekkis mõte, et mul oli muid mõtteid veel, aga siis tol hetkel ma ütlesin Reesale, et me peame rääkima kannatlikkusest. Ja mulle tuli see mõte ja Reesa tegi selle plakati ja saatis välja, et tulge kuulama, Kristoffer räägib pühapäeval kannatlikkusest. Ja kui nüüd mõelda niimoodi, et millest võiks kannatlikkusest rääkida, siis võib-olla ei tulegi kõige esimesena pähe need mõtted, mis mulle tulid pähe. Kannatlikkusest võiks ju rääkida siin Taavetist näiteks. Taavet oli 15 aastat ootas oma tõotuse täitumist, et temast saaks kuningas
kindlasti tuleb teil veel Joosep, nägi unenägusid, kuidas tema ees kummardatakse, ta pidi olema kannatlik ja ootama, nägema igasugust vatti ja vaeva, ja seda ei tulnud ja ei tulnud ja ei tulnud ja ühel hetkel see tuli üle loomulikult ja suurelt ja vägevalt, aga ta pidi kannatlik olema. Me võiksime rääkida sellel näitel. Aga täna ma räägin teile hoopis Hiobi raamatust. Eile võtsin mina ette ja lugesin Hiobi raamatu algusest lõpuni uuesti läbi. Ja Hiobi raamatu lugemine ei ole teatavasti kergete killast. No see ei ole kerge lugeda. Seal on kõvasti arutelu ja kui me räägime sellest, et lugeda piiblist suvalist kirja kohta näpp peale panna, siis tegelikult Hiobi raamatus alati nii teha ei saa. Miks? Kas keegi oskab öelda? Seepärast, et Hiob räägib seal oma mingisugust asja välja, mida kui sa loed seda ja sa loed seda, sa mõtled, et midagi on valesti. Midagi on nagu õigesti, aga midagi on valesti ka. Miks ta räägib niimoodi? Ja kannatlikkusest ma räägingi täna teile 3 erinevast kannatlikkusest, mis tuleb välja Hiobi raamatust. Ja ma üritan teile nagu teha niimoodi, kuidagi niimoodi sammuliselt mulle abikaasaga Reesaga rääkisime tee peal, kuidas seda teha võiks. Et räägime sellest kõigest läbi. Ma ei tea, kui palju ma jõuan teile seda Hiobi raamatut lugeda, siin on nii palju teksti, et me ei jõua niikuinii seda lugeda eriti. Aga ma soovitan peale seda, kui me oleme selle läbi käinud, võtke uuesti võib-olla ette, luge läbi, lugege selle pilguga läbi, mis täna või eile ja selle aja jooksul, kui ma valmistusin selleks jutluseks, Jumal ilmutas mulle. Ja siin on 3 erinevat kannatlikkust, mis kõik katkesid. Esimene neist ja kõige arvatava oli Hiobi kannatlikkus katkes. Hiobi kannatlikkus katkes. Hiob oli ju teatavasti väga püha elu elas. Kui me loeme algusest, ta oli väga rikas, tal oli palju karja. Kõik see, mis ma loen sealt, nüüd kus ma olen ise ka lambapidaja, mul on 11 lammast, kelle üle ma väga uhke olen, eks ole. Ja mulle tundub, et minu kari on suurenemas. Ja siis ma loen Hiobi raamatust algusest peale. Ja siin räägib uskumatutest numbritest. Tema karjas oli 7000 lammast ja kitse, 3000 kaamelit, 500 paari härgi, 500 emaeeslit ja tal oli väga palju peret. See mees oli rikkaim kõigist hommikumaalastest. Uskumatult rikas tegelikult. Kui kujutaksite ette, missugust karjamaad on vaja selle karja pidamiseks. Kas Hiiumaal üldse leiab sellise karjamaa, kuhu mahuks ära 7000 lammast, kitse, 3000 kaamelit, 500 paari härgi, 500 emaeeslit. Te ei kujuta ette lihtsalt, kui suur pidi olema sellel mehel. Mitte ainult see, et tal oli palju asju, aga tal pidi olema suur armee abilisi, kes seda kõike aitasid teha. Ja me teame, Hiobi lugu kokkuvõtvalt oli ju see, et saatan läks Jumala juurde, Jumal ütles, et vaadake, kui vägev mees on see Hiob, kui tubli ta on, ja saatan ütleb, et aga võta talt see kõik ära ja vaata, kas ta siis ka tubli on. Ja Jumal lubas, võta siis ära tema tervise kallal hakka. Ja esimese asjana ei juhtudki väga midagi selles mõttes hullu, et loomulikult täiesti traagiline asi juhtus. Talt võetigi ära mitte ainult see vara, vaid talt võeti kogu pere ära, ta ei täitsa üksi. Ainult tervis ei alles. Kohutav asi, mis saab juhtuda. Aga ta ei murdunud veel. Ta oli veel kannatlik selle kõige keskel. Siin on öeldud, et ta hoidis ennast tagasi, et ta ei lasknud välja tulla nendel sõnadel, mis paneks teda patustama. Ja ta oli seda teinud juba siis, kui tal kõik oli. Ja mis juhtus oli see, et uuesti tuli saatan Jumala juurde, ütles, et kuule, aga kui ma ta tervis ära võtan, kindlasti siis ta murdub, et las ma näitan sulle. Ja Jumal lubas ja ta jäi haigeks ja kohe esmapilgul ka tundus, et võib-olla ei murdugi, aga siis ta ikkagi siiski murdus. Tema juurde tuli 3 sõpra teatavasti, tema 3 juba mingit vanemat sõpra tuleb hiljem välja, kellel oli elukogemust ja tarkust ja nad tulid tema juurde, nad olid talle lihtsalt seltsiks alguses, lihtsalt olid tema juures vaikides, et olla talle toeks, et olla talle abiks. Ja siis toimus
see esimene kannatlikkuse murdumine. Ja Hiob valas välja kõik, mis ta sees oli. Ja neid asju oli palju, neid asju oli väga, väga palju. Ja esimene kannatlikkuse katkemine, selle pealkirjaks ma võikski öelda, et need on südamekahtlused. Südames olevad asjad, mida Hiob hoidis tagasi sel hetkel, kui kõik oli veel hästi. Need mõtisklused selle üle, kuidas maailm toimib, neid hoidis ta tagasi. Sest kui me vaatame seda asja, selle olukorra peale seal, siis kui veel temalt ei olnud ära võetud kõike seda, mis tal oli, siis ta oli suuteline kuidagimoodi hoidma ennast patustamast. Aga kui need asjad talt ära võeti, siis ta ikkagi hakkas rääkima asjadest, millest mina ei arva ja mina ei usu, et tal tekkisid just siis mõeldes. Ma arvan, et olid tema elu jooksul erinevad kogemused, mida ta oli kogenud, erinevad asjad, mida ta oli maailmas näinud, kuidas ta oli maailma vaadanud ja ta hakkas rääkima ka neid asju, mis maailmas on valesti. Ja Jumalale ette heitma kõike, mis oli maailmas valesti. Ja otse loomulikult ta rääkis väga, väga, väga pikalt sellest, kuidas on väga ebaõiglane, et just temaga see juhtus, sest tema on täiesti õige. Ta tahtis isegi Jumalaga kohut pidada. Jumal, võta ainult see hirm ära sinu ees, et ma võiksin tulla sinu ette ja kohut sinuga pidada. Et ma saaksin ennast kaitsta, et ma saaksin öelda sulle, Jumal, et kuule, miks need asjad minuga juhtuvad, kui mina ei ole mitte midagi valesti teinud. See oli see Hiobi kannatuse katkemine ja temast voolas välja igasugust asja, mida ma ütlesin sulle alguses, mida on keeruline lugeda. Ta justkui on tuttav, justkui on õige, aga samal ajal midagi on väga valesti, sest ta räägib Jumala vastu. Ja siis on tema 3 sõpra, kes üritavad teda ümber veenda. Tema 3 sõpra, elukogenud sõpra tuleb hiljem välja, tarka inimest, tulevad tema ette ja hakkavad ükshaaval teda ümber veenma. Ütlema, et no kindlasti on midagi valesti. Kindlasti on midagi valesti, mis sa oled valesti teinud. Sa ei saa Jumalale ette heita seda kõike, mida sa praegu ette heidad. Paranda meelt. Ja nad veenavad ja veenavad ja veenavad teda. Ja ühel hetkel, mis juhtub, on see, et nad enam ei jaksa. Nad otsustavad alla anda. Ja see on see koht, mis on kannatlikkus, mis katkes, number 2. Neil 3 väga targal, väga kogenud mehel, neil katkeb kannatus Hiobiga. Teate, minul selle koha peal tuleb kohe paralleel. Ja mina olen vahest mõelnud selle peale, et millal näiteks Urmas sinul kannatus katkeb Sveniga. Piiri peal. Ja ometi me nägime ju teda ja Jumalal ei ole temaga veel kannatus katkenud. Ei ole. Kas siis ka meil võiks olla selline kannatuse katkemine inimestega, kes ei pöördu? Kes ajavad suust välja mingit juttu, mis sa tunned ära, et see on vale. Ja sinu ülesanne on seda tõde sinna sisse rääkida. Tõde asemele. Nii kaua, kui sa vähegi jaksad, räägi tõde asemele. Nad üritasid seda, need 3 sõpra üritasid seda, kõigest hingest üritasid. Ja miski nende sees murdus, nende kannatus katkes ja nad jätsid järele. Ja nüüd tuleb 3. kannatuse katkemine, millest ma teile räägin. Seal oli üks noor mees, Elihu nimi. Ja mina veel suhestusin väga selle härra Elihuga. Sellepärast, et ma ise arvan ennast veel natuke noorema poolsamana olevat. Kuigi tegelikult on erinevaid näiteid selle kohta, kuidas enam ikka päris nii noor ka ei ole.
Aga Elihu kannatus katkes ja Elihu oli siin kirjeldatud seda, ma selle koha nüüd kohe loen ette, seepärast, et see oli minu jaoks väga selline kõnekas. Elihu noomib Hiobi sõpru 32, Hiobi 32 peatükk. Kui need 3 meest loobusid Hiobile vastamast, sellepärast, et ta oma silmis õige oli. Kui paljud inimesed meie ümber arvavad, et neil on kõik õigesti? Hiob ütles oma nendele sõpradele, et te olete tüütud trööstijad. Te olete tüütud. Ja nad jätsid järele, sest nad nägid, et ei ole võimalik ümber veenda. Hiob ise arvab, et ta on õige. Nad jätsid järgi. Siis süttis põlema puuslase Elihu Baarakeli poja viha. Ta oli Raami suguosast. Ja ta viha süttis põlema Hiobi vastu, sellepärast, et too pidas ennast Jumalast õigemaks. Ta viha süttis põlema ka tema 3 sõbra vastu, sellepärast, et need ei olnud leidnud vastust, millega nad oleksid saanud Hiobi süüdi mõista. Elihu oli oodanud, kuni nad Hiobiga rääkisid, sest nad olid temast vanemad. Aga kui Elihu nägi, et nende 3 mehe suus ei olnud vastust, siis ta viha süttis põlema ja puuslane Elihu Baarakeli poeg rääkis ning ütles, mina olen ealt noorim, aga teie olete elatanud. Sellepärast ma olin tagasihoidlik ja kartsin teile kuulutada oma arvamust. Ma mõtlesin, kõnelgu päevad ja aastate rohkus õpetagu tarkust. Tõesti, inimeste sees olev vaim, kõige vägevama hingeõhk annab neile arukuse. Ei ole eakad mitte alati targemad, ega mõista üksnes vanad, mis on õige. Nüüd on see küsimus, et ega siin kõlab natukene läbi sükest nagu Tiineka sükest oma tarkust, eks ole ju. Ja seda on tihtilugu ka tegelikult inimesed, kes on uurinud piiblit, tõlgendanud seda kohta ka sellega, et tegelikult siin on sellist noore ja sellist natukene arrogantsi, uhkust. Et ma tean kõike, ma nüüd räägin. Ega need vanakesed ka kõike ei tea. Aga miskipärast, kui me pärast edasi vaatame, siis Jumal miskipärast Elihut siiski hukka ei mõistnud. Loeme edasi. Seepärast ma ütlen, kuule mind, minagi tahan kuulutada oma arvamust. Vaata, ma ootasin, mis teil on öelda, ma kuulatasin teie tarkust siis, kui te otsisite sõnu. Ma panin siis teid tähele ja vaata, ükski teist ei kutsunud Hiobit korrale. Ükski ei vastanud tema sõnadele. Ärge seepärast mõtelge, me oleme leidnud tarkuse. Jumal ajab ta minema, mitte inimene. Minu vastu ei ole ta oma sõnu seadnud ja te sõnadega ei taha ma temale vastata. Nad on ehmunud, nad ei vasta enam, neil on sõnad lõppenud. Kas pean ootama sellepärast, et nad ei räägi, et nad seisavad siin ega vasta enam? Ma tahan anda vastuseks omaltki poolt osa, ma tahan kuulutada ka oma arvamust, sest ma olen täis sõnu, vaim mu sees sunnib mind. Vaata, mu sees on nagu vein, millel puudub väljapääs, otse kui uus nahkkastja on see lõhkemas. Ma pean rääkima, et saada enesele õhku, pean avama huuled ja vastama. Ma ei taha nüüd olla erapoolik ega kedagi meelitada, sest ma ei või meelitada, kui kergesti võiks mu looja mind siis ära võtta. Ta ei tahtnud olla kellelegi meeldida, ta tahtis tõde välja rääkida. Ja siin ta jätkab samamoodi tegelikult, küllalt sarnaselt sellele, kuidas need samad vanad mehed rääkisid. Aga temas oli see ind mitte järgi jätta. Temas oli mingi ind, et ei tohi pooleli jätta. Me peame lõpuni võitlema. Me räägime küll kannatlikkusest, aga ma räägin tegelikult ju kannatlikkuse katkemisest, eks ole. Kas meil on seda innukust vahest inimestega mitte pooleli jätta, kui teised on alla andnud? Elihul oli, Elihu võiks meil olla selles mõttes eskujuks. Ja siis me näeme, kuidas Elihu peab ka pika monoloogi, ei lase isegi Hiobil rääkida mitte. Tal on mõned kohad, kus ta ütleb, lase mul nüüd rääkida. Ja siis teised kohad ütleb, kui sul on midagi vastu öelda, ütle siis ometi, aga Hiob sel korral vaikib. Ja ta räägib
Hiobi vastu, kes on olnud Jumalale vastu, kes on rääkinud suurest ebaõiglusest, mis on maailmas, kuidas siin on kannatust ja ebaõiglust, kuidas siin orbusid tapetakse ja kuidas see kõik nii ebaõiglane on, kuidas seda maailma nagu Jumal valitseb ja kõige selle keskel tema, Hiob, kes oli siis kõik õigesti teinud, on saanud sellise õnnetuse enda kanda. Ja Hiobi meelsus on selline, temast purskab midagi välja, mida alguses ka need mehed, vanemad mehed tundsid, et ei ole õige, tuleb rääkida tõde vastu. Ja ka kui nad olid alla andnud, siis Elihu ei andnud järgi, ta rääkis tõde edasi. Ja kui nüüd Elihu oma kõne oli ära pidanud, juhtus see, et hakkas hoopis Jumal rääkima. Jumal hakkas rääkima Hiobiga. Ja kui Jumal rääkis Hiobiga, siis ta alguses ei rääkinudki pikalt. Ta ütles Hiobile, ole nüüd hea, sa tahtsid minuga kohut pidada, sa tahtsid minuga vaielda, sa tahtsid mulle oma kaitsekõne pidada, tee siis seda. Tee siis seda. Midagi oli Hiobi sees nüüdseks murdunud. Miks? Ma ei tea. Võib-olla ta murdus selle peale, et Jumal ise hakkas rääkima, seni ei olnud Jumal rääkinud. Jumal oli kõrvalt seda kõike pealt vaadanud, lasknud sellel monoloogil tulla, siin on 40 lehekülge monoloogi. Ja järsku Jumal räägib ja ma arvan, ma ka, sina ka, natuke ehmuks, eks ole. Aga võib-olla see oli Elihu jutt. See tõde lõpuks jõudis kohale. Midagi hakkas koitma. Ja Jumal sai tulla ja hakata rääkima. Kas sinu jutt, Urmas, võib-olla järgmine nädal Svennule jõuab kohale lõpuks? Aga olgu sinu sees seda Elihut, kes ei anna alla. Olgu meie kõigi sees sellist Elihut. Et meie koht, ma olen tähele pannud seda, mul oli see arutelu ühe inimesega, ühe usu õega just hiljuti, et ma ei saa aru, kuidas on niimoodi läinud, et minu ellu, Reesaga meie ellu, on tihtilugu sattunud inimesed, kes jagavad meile oma elu, oma kannatust, oma raskust, kes on läbi läinud sellistest kohutavalt rasketest kohtadest, kus mina ega Reesa läbi ei ole läinud. Miks just meie juurde on Jumal selle inimese saatnud? Miks? Mul ei ole talle midagi rääkida. Urmas, kas sul on Svenile rääkida sellest, et sa oled kunagi alkoholist lahti saanud? Aga miks siis just sinu juures on ta? Miks sina temaga kokku puutud kogu aeg? Ja sellest tekstist tuleb tegelikult välja see sisu. Tõe rääkimiseks. Kui on vale rääkimine, tuleb inimestest välja. Kui inimesed arvavad, et asjad on nii, kui sina tead, et tegelikult on teisiti. Kui inimesed arvavad, et normaalsus on patt ja normaalsus on nurjumine ja normaalsus on katkised abielud ja normaalsus on alkoholism ja normaalsus on see, et asjad lähevad valesti. Aga sina tead, ja sul on elu, millega seda tunnistada, sul on pääste, mis on Jeesuselt, et tõde on midagi muud. Tegelik normaalsus, millesse meid Jumal on loonud, on midagi muud. Ja sinu roll rääkida tõde, kui nemad räägivad valet. Ja tõde, me teame, on valgus. Ja valgus on see, mille eest pimedus põgeneb, kui tuleb välja, et me järgi ei jäta. Ja Jumal hakkab rääkima ja annab võimaluse Hiobil kaitsekõnet pidada ja Hiob otsustab, et ta ei tee seda. Ja nüüd hakkab Jumal rääkima seda jumalikku tõde, mida ainult Jumal saab rääkida. Ja põhimõtteliselt teeb üsna selgelt selgeks selle, et inimene ei saa kunagi olla kõrvutatud Jumalaga ja inimene ei saa kunagi aru saada Jumalast ja kuidas seda maailma valitseda ja meie inimestena
peame teadma seda. Peame mõistma seda, et Jumal on Jumal, Jumal on kõik loonud, Jumal teab, kuidas seda maailma tööle panna, töös hoida. Ta toob seal erinevaid asju, mis on tõesti see, et jah, tõesti Jumal, ma ei oska seda teha, nii nagu sina seda teed. Otsime kohe ühe hea näite. Mina küsin sinult ja sina seleta mulle. Kas sina tahad minu õigust tühjaks teha, süüdistades mind, et õigustada iseennast? On sul siis käsivars nagu Jumalal või kas sina oma häälega suudad müristada nagu tema? Ei ennast siis uhkuse ja väärikusega, pane enesele ülle hiilgust ja ilu, päästa valla oma vihahood, vaata kõigi kõrkide peale ja alanda neid. Ja siin tulevad järjest huvitavad, siin on see jõehobu jutt tuleb, siis tuleb krokodilli jutt. Kõiksugu imelised asjad, milleks Jumal on suuteline, mida Jumal on loonud, mida Jumal on teinud, mida meie ei saa teha. Ja Hiob selle peale, kui ta on selle ära kuulanud, siis Hiob vastas issandale 42. peatükis. Üteldes, mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu? Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud. Asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. Kuule siis ometi ja ma räägin. Mina küsin sinult ja sina seleta mulle. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust. Aga nüüd on mu silm sind näinud. Sellepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas. Ehk siis Hiob oli tegelikult terve oma elu elanud nende kahtlustega, arusaamatustega. Ta ei olnud mõistnud paljusid asju enda ümber. Ja ta oli elanud küll head elu, aga ta oli kogunud enda südamesse midagi, mis tuli välja peale seda, kui see kannatus katkes. Ja siis tekibki küsimus, et see kannatlikkuse katkemine ise ei ole veel kõige olulisem küsimus. Oluline on see, mida meie süda siis, kui meie kannatlikkus katkeb, paljastab. Hiobi süda vajas tegelikult meeleparandust. Tema südames oli asju, mis olid sinna kogunenud, mis pääsesid valla. Me tõesti arutasime, et miks oli seda siis lõppude lõpuks vaja, et Hiob sellisest asjast läbi läheks. Ühelt poolt ma ütlen teile, et neid lugusid on meile vaja, et meil nende asjad ei juhtuks. Teate, kui tänulik olen mina Jumalale selle eest, et minu vanemad kasvatasid mind sellisena, et ma kuulsin lugusid, mida saab alkohol sinuga teha, mida saavad narkootikumid sinuga teha, mida saab maailm sinuga teha. Ja ma otsustasin, et sellest mulle piisab. Ja ma ei läinud selle sisse. Ma tean, et see võib ka mind haarata. Ma tean, et see võib teha minule väga kurja asju. Aga ma olen kuulnud lugu, ma olen võtnud selle endale südamesse ja ma olen hoidunud millestki väga kurjast. Samamoodi me võime vaadata nendele lugudele peale selle mõttega, et Hiob pidi sellest läbi minema selle jaoks, et sina kuuleksid seda lugu täna ja mõistaksid seda, võtaksid sellest midagi, et see sinuga ei saaks juhtuda. Teine variant on see, et Hiobil oli ka vaja aru saada, et tema enda jõust ei tule midagi. Võib-olla meil on lihtsam seda aru saada, me kogu aeg räägime sellest, Piiblis on sellest väga palju räägitud, et meie enda jõust ei tule midagi, aga Hiob oli juba nõnda palju õigesti teinud. Ta oli nii veendunud, kui sa loed Hiobi raamatut, kui pikalt ta räägib, kuidas ta on õige. Ta on õige, ta pole mitte midagi valesti teinud. Miks ta peab kannatama? Ja ta murdus alles lõpus,
kui ta mõistis ära, et tegelikult tema südames olid asju, mida ta ei olnud aru saanud, mida ta ei olnud mõistnud, mis olid üles keeranud tema sees mingisuguse kahtluse. Ja kui talt võeti ära kõik see, mis talle andis sellise enesekindluse, mina. Kui see võeti ära, siis ta tegi pattu kohe. Mina loodan, et sinuga ei pea seda juhtuma. Et sinult ei pea selliselt midagi ära võtma. Et Jumal saab täna koputada sinu südamele. Ja sa saad avada ennast talle. Mingid asjad, mis võib-olla sul on kahtlused või niimoodi, aga öelda Jumal, mina usaldan sind. Sest sa tead paremini, sinul on kogu maailma tarkus, sinul on teada kogu plaan selle maailmaga siin. Ja ma usaldan sind ja ma palun sinu käest andeks. Tule ja too minu seest see kahtlus välja. Ma tahan sind usaldada nii, nagu Hiob usaldas sind lõpuks. Teine asi. See oli esimene kannatlikkuse katkemine. Teine asi oli need sõbrad, kes andsid alla. Ärme meie alla anna nendega, kes on kadunud. Ärme nendega alla anna, kes võib-olla räägivad väga veenvalt, kui meil ei ole enam isegi vastuseid enam. Teate, et on kritiseeritud seda Elihu kõnet. Öeldud, et ta ei lisanud mitte midagi juurde. Ta ütles põhimõtteliselt sama asja, nagu vanad mehed ennem oli öelnud. Arrogantselt natukene, nagu need noored ikka teevad, eks ole. Aga ta ei jätnud järgi. Ja Jumal ei heitnud talle seda ette. Sest hiljem, kui Jumal räägib siin, siis ta oli pahane nende 3 peale, kes olid alla andnud. Ära sina alla anna nendega. Selle maailma inimestega, kellega on tihti lugu vaja rääkida. Vale vastu tõtt. Ja 3. tõesti, ärme anna alla tõesti. See on täpselt sama asi. Elihu oli vastand sellele. Ja ära vaata ka oma noorusele võib-olla või kogenematusele. Kui sinu sees on tõde, mis tahab välja tulla, las ta tuleb. Pauluse 2. kiri Timoteusele 4, siia lõppu sobib hästi. Ma vannutan sind, 2. kiri Timoteusele 4 alates 1. Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle ning tema ilmumise tema kuningriigi nimel. Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega, sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad enda eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumi kuulutaja tööd, täida oma hoolekande tööd. Teate, ma loen seda ja ma mõtlen selle peale praegult. Ma tahan uskuda ja ma usun, et Jumala vaim liigub meie keskel, meie südamete, surmas sinu südames, Kristel sinu südames, kõigi meie südames siin, kes me oleme koguduses siin ja me oleme kuulnud Jumala tõde, me oleme kuulnud tema sõna ja Jumal tegutseb selles koguduses siin. On tegemas evangeeliumi tööd. Meil on palju asju, mida me teeme. Meil võib tekkida täpselt sama mõte, nagu Hiobil tekkis. Me teeme kõik õigesti, kus on inimesed. Me teeme kõik õigesti, kus on ärkamine. Me teeme kõik õigesti, kus on meie hoone. Ja see kirjakoht räägib sellest. Meie sõna ei kõdita inimeste kõrvu. Ja sellepärast nad ei tule nii lihtsalt. Nad tulevad täiuslikust päästes, mis tuleb Jeesuselt. Ja see on raske. See on raske. Hiob oli kõik õigesti teinud. Temaga pidi vaeva nägema, hullusti vaeva nägema. 4 meest läks. Tükk aega veenmist ja mitte allaandmist, et ta tuleks ja pöörduks. Ja siis Jumal sai midagi teha tema sees. Ärme jätta pooleli. See on hea vahest aru saada. Isegi kui me ei näe, jätka. Ja siin ütleb Paulus lõppu. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu, säilitame siis usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg. Ta ei olnud veel surnud, valmis pandud.
mille issand õiglane kohtunik omal päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Mina küll igatsen. Igatseme koos, igatseme selle kogudusega siin koos ja usume, et see sõna saab palju korda viima. Ärme anna alla nendega, kes räägivad sõnu, mis ei ole täis usku. Täidame iseendid Jumala sõnaga, et meil oleks usku, mitte järgi anda. Ja Jumal saab meid uuendada nagu neid, tõesti nooreks, nii nagu ta oma sõnaga suudab teha. Oma ligioluga suudab teha. Ja palvetame. Kallis taevane Isa, me täname sind tänase päeva eest ja selle sõna eest. Me täname sind, et sa oled toonud meile tõesti Hiobi loo kui ühe eeskuju sellest, et me ei saa kuidagi kahelda sinus. Me ei saa kuidagi kahelda selles, kuidas sina oma asju teed ja kuidas sina oma asju ajad. Ja me ei saa kuidagi kahelda sinu tarkuses ja sinu võimetes. Ja kui me ka vahest aru ei saa ja me vahest ei mõista ja me arvame, et me oleme omast tarkusest kõik õigesti teinud, siis aita meil, Jumal, meelt parandada, nii nagu Hiob parandas meelt. Ja Jumal, aitäh, et läbi selle saab tulla suuri asju, mitmekordistamisi, nii nagu Hiobi elus tuli. Nii et Jumal, julgusta meid ka selle sõnaga, kuigi see on vahest raske ja mõnikord see on raske lugu, siis Jumal, las see olla julgustuseks meile. Hiobil oli 2-kordselt kõik see, mis tal ennem oli, mis oli niigi suur ja võimas ja vägev. See sai veel 2-kordistatud. Jumal, meie usume ka seda. Me usume seda, et Jumal, sina saad oma vägevuses anda meile koguduse hoone. Sina saad oma vägevuses tuua inimesi päästele. Ja sina saad seda tegema läbi selle, et meie ei anna järgi tões. Meie ei anna järgi nendega, kellega teised järgi annavad. Anna meile see lihu süda tõesti öelda, rääkida tõde ja mitte karta tõde rääkida. Aga anna meile ka meelt parandavat südant, et kui me näeme, et me ise oleme eksinud, nagu Hiob eksis, et sina saaksid tulla ja kõik asjad korda sättida. Täname sind Jeesuse Kristuse nimel. Amen.